hääopene jaku ja varsake vatulõuga jaku ja piste kuldanukikene Hummagust, sa juba platsis. Hummag, ma jah, siin kordan viimaseid ridu veel, 30 värssi võro keeles ikkagi. Tõsi. Ma ükskord pidin õppima 30 värssi nädalaga. See pole midagi, mul oli kord 50 värssi 2 päevaga, polnud ka probleemi. Aga mulle ükskord helistati, et vaja asendada kedagi järgmisel päeval ja oli 70 värssi. Ja mul oli hääl ka ära, aga tuli ikka hiilgavalt. Oot, ma nagu mäletan, et kord pidin sind asendama ja oli 100 värssi liivikeelset teksti. ETV lindistas, aega oli mingi 2 tundi umbes ja mul oli mumps. Ikka tuli jummale puhtalt. Või nii? Aga ma nagu mäletan ükskord, kui asendasin sind ja oli 150 värssi udmurdikeelset laulu ja BBC lindistas ja ma ei tea, aega oli tund ja ma olin kopsu põletikuga suremas ja pidin laulma nii eeslauljat kui koori ning see salvestus sai Grammy. Vot. Mina mäletan hoopis, et mina asendasin sind sellel kontserdil. See läks ERSOga. Kõik olid haiged, ma pidin ennast saatma mängides kõiki pille korraga, ma olin ametlikult kuulutatud tuberkuloosi surnuks ja see sai kogunisti 10 Grammit. No, aga mul oli ükskord nii, et ma pidin asendama tervet laulupidu. Üksi. Kontsert oli juba alanud, õppisin ja kandsin ette, ma ei tea, 500 värssi võro, liivi, läti, eestikeelset laulu. No loomulikult kõike tõlkisin sünkroonis ka vene keelde ja see oli säärane hitt, et Rooma paavstile endale mängib see unelaulu asemel igal õhtul ja ma olin mitu päeva tagasi maha maetud. Ja, mul on ka ükskord täpselt sama värk juhtunud. Laulmine on ränk ametikka. No jah, kõiksugust tuleb ette, jah. Kuule, kuidas see suitsus on esimene salm algaski õieti? Ma kohe otsin noodi.